On siis pühapäeva hommik ja finaalide päev. Nagu te kuulete, siis tegelikult autod juba käivad ja kõik seadistavad ja otsivad seda viimast võimsust, et mida saaks siis finaalides ära kasutada. Aga ma ütlen, et las pingutavad. Me siis teeme oma sõidu ja kui me teeme oma sõidu ja kui ma võidan ise ennast, siis võidan ma sellega võistluse samuti. Et praegu teeme väiksed hooldused ja vaatame, et ma üles ärkaks, sest et 10 päeva siin müra käes ei ole olnud lihtne, et see on tegelikult olnud väga kurnav ja finaalideks ennast kokku võtta, selleks tuleb palju kohvi juua. Nüüd lähme vaatame, mis seal laua pealt leida on. Ja laupäeval ähvardatud tormi ja õnneks tulemata. Sadas lihtsalt natukene vihma ja tuul sakutas kergelt telki, aga mitte midagi hullu. Ja kohe veel hommikusööki asus Viljar tegelema koos Tõnisega mootori peenhäälestusega. Teen praegu sellist täppisseadistust, ma vaatan üle, kus kohas sellised konarlikud kohad on, millega ei ole aega olnud tegeleda. Nüüd ma proovin neid kergeid koormused, siin lühikäigud ja sellised gaasi andmised natuke sujuvamaks teha, et see on tähelepanuta jäänud vähe aega, et sellega ei ole aega tegeleda olnud. Aga nüüd ma saan teda iga korraga aina paremaks ja paremaks, et see on hea. Ja niimoodi toimus Kümberringi suur müristamine. Ühelt poolt olime piiratud outlaw-boksiga ja kohe teisel pool asus pro-modiboks, kes oli ikka tegelikult üsnagi lärmakad. Peagi aga veerisid Viljari boksist mööda roheline Opel ja punane Ford Mustang. See oli ilmne märk sellest, et ka Viljaril on aeg starti minna. Lähme starti ja kuulujutud räägivad, et meie vastane on katki, et tegi avarii. Aga noh, see on motosport. Samas ei olnud ta väga konkurentsivõimeline, aga oleks taht ikkagi sellist show'd pakkuda, kuidas nagu sõidetakse. Nüüd meil jääb üle vaid teha testisõit, et kui lähedale me selle 7.5-le saame. Ma loodan väga, et see jahe ilm ei tee seda, et me sõidame 7.5 lõhki, see tähendab automaatselt kaotust. 7.5 on klassi turvaindeks ja seda ei tohi ületada. Sellele piirile on lähedale sõitnud meie klassist ainult 3 autot. Ja eilse seisuga aegade põhjal olime me teised. Nüüd on eliminaatori skeem üles pandud ja me lähme nüüd 5. paarina peale. Ja peale seda vaatame edasi, mis otsuse me vastu võtame, kas me paneme võimsust juurde, võtame igaks vähemaks. Aga ma arvan, et 7.5.5 kuskil 7 kanti on see aeg. Kujuta ette, me ajame tegelikult taga sajandike ja tuhandike, mitte enam sekundeid. Et proovi see autot niimoodi seadistada. Õnneks on vähemalt siiamaani välja tulnud. Tietoa ja odotellaan tälle päivälle, ehkä saamme suorasta tietoa, miten Arilla on siellä sairaalasta mennyt, mutta kuinka oli ja radalla 20.
että katsotaan millainen aika tähän parahtaa pöytään. 8.41. Näköjään lopetellaan. ja täitsa selge oli see, et nüüd oli Pilleri automootoriga midagi juhtunud, sest stardis suri mootor peaaegu et välja. Ning taas soolasõit, mis tähendas seda, et tehnika oli katki läinud päris mitmel finalistil. Ehkä sieltä kävi katsomassa 60 kyllä vauhti jatkoon. Kaisalla melkein 10 paikkaa. Sellega oli auto esimene finaaliring sõidetud ja nüüd läksime vaatama, et mis Pilleril siis tegelikult juhtus. Meil on mingi elektriprobleem praegu. Meil nukaandurid ei loe ja pöörde peal tuleb viga sisse ja loomulikult siis terve seade läheb paigast ära. See esimene sõit, mis me tegime, seal oli kohe näha, et midagi on paigast ära. Ja nüüd me ei leia viga üles. Me praegu otsime, võib-olla on ajuuls viga. See ei ole väga lihtne asi leida, no praegu läheb kiireks. Pilleri boksis tekkinud olukord oli pehmelt öeldes pinev. Need, kes olid muidu harjunud olukorraga, kus kõik töötab, ühtegi probleemi ei ole, olid järsku situatsioonis, kus nad ei suutnud viga leida. Stardialas tegeleti samal ajal kõrgagi kinnihoidmisega. tunnissa. 4.1 for Antti Horton. He will continue. Patrick Pers 6.299. And his run went to the smokes. See oli siis esimese ringijärgne eliminaatori skeem. Järgmises sõidus pidi Viljar kokku minema Karaneniga, kes sõitis Dodge Avengeriga umbes 8 sekundi aega. Viljari tiimi aga kummitasid endiselt tehnilised probleemid. Viga on ikka sees, aga auto töötas paremini, kui me nüüd küüned ära vahetasime. Et nagu füüsiliselt nagu kõrvaga ei kuule mingid häired,
aga ajusse tuleb viga sisse, et nuka lugemisega on mingi error, et tegelikult me ei tea, mis probleem seal võib olla. Aga natukene veel aega õnneks, natukene on aega. Meil ei ole eriti aega siin lammutada ees. Päis ütle sisse veel. Järgmine sõit on sul 5-3-0-ga. See sama, mis seal nurgas on, saaks koha pealt minema, see on kõik korra. Nuka errorid ei tule niisama sisse. Vaatame, mõnda asja saab veel kontrollida. Võtab kupli märjaks sükkas üheks. See inertsiga keeras ma ei tea, praegu töötab vähemalt ilusti, errorid loeb sisse, ma arvan, et ajus on mingi viga. Aga kiht on vaadata, kui mingi imelikud hääled on või keegi sagib, et tavaliselt ei ole harjutatud, et meie jubedad sagime ja närvitseme auto kõrval, et käivad ja üksaval vaatavad. Muudku käivad ja piiluvad, et kas töötab või ei tööta. Samas teevad vahepeal naerunägu, siis jälle kuradi kurba. Kui läks transbreigiga ilusti üles, et kõik töötas ideaalselt, siis vennad läksid laiali, mõtlesid, persse jälle sama lugu rest. Kõik korra. Karteri tuuletus polnud ju siin nädal aega keegi tühjendanud. Sinna koguneb ju seda alkoholi sellist kondentsi ja samas mingid õlijääke ja see oli vaja välja lasta, et mine tea, millal see üks hetk sealt üle ära hakkab ajama ja raja peale ja siis jälle kativad ära. Pro-moodid olid tegelikult peale minemas ja hakkas jälle tibutama, et meil on oleme nagu ikka, nagu Santa poodiaks sattunud. Kogu aeg natuke tuleb, siis kuivab ära, saab jälle sõita. Siis nad vaatasid, et ohoo, üks mees sõitis rajalt välja, aega läheb. Ärme neid SM-klassi lase peale, laseme nüüd jälle pro-klassi. No arusaadav, nad tulid kaugelt ja las nad sõidavad, et midagi hullu pole. Aga ma veel ei tea, et kui pikalt nad üldse venitavad või kui pikale nad selle võistluse viivad, sest meil on vaja ikka laeva peale ka jõuda täna, nii et see buss ei lähe 150 välja, see sõidab ju 80-ga. Ootame, äkki saaks ikka sõita ühe korra või 2 korda või 3 korda. Kui 3 korda sõidame, siis see kolmas sõit ongi finaali sõit, mis on nagu eriti magus. Tundub, et enam juurde ei tule, nii et kohe hakkab jälle pihta. Bertove Olofsson 6.35 and the winner is Ihan tuolla lampu ottaa Jimi Orhanen ja yli 10 ottaa Jimi kiinni jo reaktioista ja katsotaan ehti kohdalla. Lõpuks line-upis. Vaatame, ma näen, et konkurent pole veel saabunud. On küll. On taga või? Tuleb. Väga hea, väga hea. Saab vähemalt ära katsetada, kas see süüte probleem on alles või läks nüüd ära, et loodetavasti teda enam ei tule, aga väikene ussnäri vinges ikka. Aga küll toimib, vaheme kiivri pähe.
kaksin Tero Karaselle ja siis hakkaski jälle vihma tibutama. Vihmapiiskade vastu võitlemiseks kasutati esialgu tänavapuhastusautosid. Ja loomulikult tuli minna Viljari käest uurima, et kuidas viimane sõit läks. Kõik töötas nagu lootsime ja sai selle teise ringi võidu ka ära võetud, nii et võtsin enne finišit jälle hoo maha. No ma nägin, et sealt ei tule vastast ja võtsin gaasi maha. Tõmbasin viduris varjuga lahti, et no 7-5 kindlasti lõhki ei läheks. Mis ma oskan öelda? Nüüd on vaja üks mees veel välja lülitada, siis lähme finaali. Ja finišis ma võtsin veel maha. Vaat siin oleks rattad ringi käia ja siis vaat, kus pani Intec tempi üles ka kurrat. Kusjuures rattadaks ei ole kõik okei. Vaata, kus on sildaks ikka sama moodi täpselt. Ja, väga. Rattad käisid kuradi ringi vahepeal täitsa haige. Ja täpselt sama moodi 6,6,5. Võtsime mootorijuhtajast logi välja ja kusagil 250 meetri peal, mis see siis kiirus võis olla, kuskil 260 ringis ja hakkasid rattad all ringi käima. Ma mõtlesime nagu natukene tegi väikest jõnksutamist ja rattad käisid all ringi, käisid ei käinud ja see oli esimene märk, et seal pidi vett maas olema. Ja kui ma olin finišis, siis mul oli esiaken märg õrnalt, nii et see läks ikka nippa-nappa. Aeg oli hea, võit oli käes, samas käest ära läinud. Ebaõnne on küll olnud juba siin küll ja veel, ait küll. See tähendab selle näol, et sõita pole saanud. Muidu on ju kõik hästi. Aga vihma aina sadas ja sadas juurde. Kuna nüüd oli rada juba märjem, siis võeti kasutusele veidi radikaalsem rajakuivatusvahend. See nimelt kujutas endast veoautot, millel oli paigutatud reaktiivmootor. Reaktiivmootori kuumad väljalaskegasid kuivatasid rada. Ja nüüd ongi siis meie Nitro National läbi. Küll viimase päeva rikkus ära tegelikult suuresti vihm ja SM-klassid siis jäetigi pooleli ja punktide jagamine käib siis tegelikult ajasõitude kohtade alusel. Ja meil on siin saada teise koha karikas, aga kuna meie Tallinki laev ei oota, siis me kahjuks ei saa ära oodata seda autostamist, mille me oleme tavaliselt suutnud ära oodata, aga kuna pro-klassid, siis pro-moodid ja top-fuelid ei ole veel sõitnud ja nüüd tundub, et vihma tõttu ka ei sõida, siis autostamine toimub tegelikult peale otsust, mis saab, kas nad sõidavad või ei sõida, nii et nüüd jääme siis selle kohaga hüvasti ja näeme siis Nitro Nationalil järgmine aasta.